Siin on hulk prožektoreid, mis on valmis valgustama järjekordset teatrietendust. Aga Eestis juba on nii, et need prožektorid lähevad tööle ainult siis, kui lisaks piletitulule on ka ikkagi riigi toetus. Milline teater saab riigilt toetust ja milline mitte, seda otsustab vastav komisjon. Mille järgi ta otsustab, on osa sellest segadusest. Aga nüüd on tekkinud sellele segadusele veel kirss lisaks. Nimelt, kui komisjoni otsus ei meeldi ja kära läheb liiga suureks, leiab minister kuskilt raha ja annab ka sellele, kes algselt ilma jäi. Teatritoetuste komisjoni juht nendib, et ministril on õigus teha, mida tahab, isegi kui varem on kokku lepitud, et toetus sõltub komisjoni hinnangust. Mina arvan, et komisjon tegi oma tööd väga hästi. See kuidagi komisjoni otsust ei muuda, et minister tegi eraldi otsuse ja ministril on õigus kultuuripoliitikat kujundada nii, nagu ta soovib. Eesti Tantsuagentuur sai mullu toetuse, tänavu mitte. Järgmiseks aastaks sai taas toetuse. Juht Raido Bergstein ütleb, et selline kõikuv rahastus hoiab teatreid pidevalt riskis ja koos teiste toetustega ei arvesta riigi üks käsi seda, mida teine käsi teeb. Meie ise oleme Eesti Tantsuagentuuriga eelmisel aastal olnud selles olukorras, kus me saime riigilt väga suure projektitoetuse oma teatritehnika, valgustehnika uuendamiseks, kus kohustusega oma majas aastani 2030 teha professionaalset tantsuteatrit. 5 kuud hiljem jäime tegevustoetusest ilma, et eks see põhjustab ju seda küsimust, et kus on see järjepidevus. Ka teatrumi majaehitus toetas riik, aga tegevustoetus jäeti andmata. Seega muutus ka varasem rahastus küsitavaks. Hiljem leidis minister siiski lisaraha. Kõik see tekitab tunde, et isegi varasemad otsused ei tähenda midagi. Probleemiks peetakse ka seda, et jaanuarist algavate toetust üle arutatakse alles oktoobris-novembris. Otsused peaksid tulema varem, ma isegi ütleks, et võib-olla jaanipäevaks peaks olema teada, kui järgmise kalendriaasta tegevustoetust ei saada. Võib-olla need, kes saavad, jah, see number siia-sinna kõigub veel eelarve võimaluste piires. Aga teadmine, et järgmine aasta on olemas mingisugune toetus, selle teadmise peab teater saama ikkagi märksa varem. Valdkond soovibki otsuste varasemat tegemist ja suuremat etteaimatavust. Lisaks ei teata, mida arvata olukorras, kus minister eelmisel aastal komisjoni otsust ei leevendanud, tänavu aga siiski jagas lisaraha. Keegi ei tea, mida minister järgmine aasta teeb. Meie ka eelmisel aastal protesteerisime, ei tulnud raha, nii et eks see omakorda ju põhjustab ka selle küsimuse. Eelmine aasta ju rahast ilmajääjaid oli veel, meie kukkusime lihtsalt selle toetuse pealt maha, et miks siis mõnele leitakse kusagilt reservist need vahendid, aga teisele ei leita. Minister teatas täna, et tal on kiire päev ega jõua teemat kommenteerida. Järgmine toetuste jagamise vaidlus ootab järgmisel sügisel. Jaa, ei ole esimene aasta ja huvitaval kombel iga aasta need kaklejad on erinevad, ehk siis alati paratamatult need, kes ilma jäävad, on pahased ja ma kardan, et seni kuni ei ole raha, et kõigile anda, siis jääb see kaklemine kestma. Kultuuriinimesed on olukorda kirjeldanud kui pidevat afektiseisundit.